Tere tulemast EBSi tulevikukindla organisatsiooni juhtimise arenguprogrammi infotundi, mis kestab meil 45 minutit koos asjatundjatega. Me räägime just nimelt sisust, teemast, mis on hästi oluline kõigile organisatsioonidele, mis asi on see tulevikukindlus. Ja siis asjatundjat ma tutvustan kohe varsti, aga võib-olla lühidalt tutvustan iseennast. Mina olen siis Jari Kukkonen, ma vean eest täiendkoolitusi siin EBSis ja samuti olen juhtiv õppejõud selles tulevikukindluse arenguprogrammi osas. Ja tulevikukindlus, jah, tõesti organisatsioonid on viimase 6 aasta jooksul, ma arvan, võib-olla natukene kauem isegi, aga viimane 6 aastat on olnud see aeg, kui organisatsioonid on hakanud rääkima sellisest kontseptsioonist nagu tulevikukindlus, future fit inglise keeles. Et selge, et sellist ühte autorit sellele kontseptsioonile ei ole, aga paljud on hakanud sellisest asjast rääkima. No arusaadavad, miks. Meil on olnud siin COVID, meil on olnud sõjad, meil on olnud kaubandussõjad, väga üllatuslikud muudatused tegevuskeskkonnas, need mustad luiged, mis on julgeolekut meil mõjutanud ja nii edasi. Ei ole ime, et me räägime tulevikukindlusest. Kui varem räägiti sellest, et kuidas organisatsioon võiks areneda selliseks, et ta on jääb kestma, ta on leidnud selle positsiooni tarneahelates, konkurentsis koostööpartneritega, mida tuleb kaitsta ja säilitada, siis tulevikukindlus tähendab eelkõige pidevat õppimist, valmisolekut tuleviku võimalusteks ja ohtudeks, et kindlasti me räägime täna väga palju sellisest võimaluste poole pealt, et me ju tahame selle programmi ka aidata organisatsioonidel olla konkurentsivõimelisemad ja me näeme tohutult palju võimalusi selles muutustes, sest kui kõik oleks nii, nagu kaardid on jagatud, mäng läheks edasi nii, nagu seda on alati mängitud, siis uutel tulijatel ei oleks ka neid võimalusi, mis nüüd tänu nendele pidevatele muudatustele meil tekivad. Nii, sellest programmist natukene ehk meil on siin väga head partnerid, võib-olla Eesti parimad, meil on Kestliku ettevõtluse liit, KEL, siis meil on Milton, kelle esindaja meil on kohal ja siis meil on rahastajate poole pealt ka Swedbank olemas. Ehk teeme seda koostöös, et meil oleks nähtavust, meil oleks kompetentsi ja et see programm kindlasti oleks tulemuslik. Ehk me tahame näha sellist muutust nendes organisatsioonides, kes selles programmis osalevad. Ja teemad on laiad, kui me räägime tulevikukindlusest, siis see koosneb paljudest asjadest. Meil on siis strateegiline vaade, et kuidas meil on olemas siis võimalus aru saada trendidest, mis tegevuskeskkonnas mõjutavad organisatsiooni tegevust. Teisalt strateegilisele vaatele lisaks meil on vaja innovatsiooni, juhtida seda süsteemselt, mis on ka võimalik. Meil on AI loomulikult, tänasel päeval me ei saa ilma AI-t, me tahame selles programmis ka näidata, milliseid võimalusi ja ohtusid sealt tekib. Riskijuhtimine on osa tulevikukindlust. Ringmajandus, kui me vaatame naaberriikides ja mina soomlasena siis jälgin seda, mis Soomes ka toimub, siis Soome on esimene riik maailmas, kes on teinud sellise ringmajanduse teekonnakaardi ja siis kui vaadata sitra.fi kodulehelt neid edulugusid, seal on sadu ettevõtteid, kes on suutnud leida neid võimalusi just selles muutuvas keskkonnas ja ringmajanduse näiteid on seal väga palju ja Kerli Kantvass on näiteks väga palju selles valdkonnas teinud. Ja siis on meil psühholoogiline turvalisus, et kuidas siis sellises organisatsioonis, kus innovatsioon peaks õitsema, on julgust katsetada ja eksida ja koperdada ja jälle püsti tõusta, siis see tähendab eestvedamises, juhtimises sellise psühholoogilise turvalisuse loomist, et inimesed julgeksid asju ette võtta ja teistmoodi asju teha.
muudatuste juhtimine kogu tarneahelas tõesti, et tänasel päeval ei konkureeri ainult üksikud ettevõtted isolatsioonis, vaid kogu tarneahel või ökosüsteem peab koos muutuma ja selles osas on meil ka eksperte, nii et ma eraldi kedagi siin, Kerlin nimi sai nüüd mainitud, aga ei tõsta sealt esile, vaid te leiate neid ka meie koduleheküljelt siis koolitajate kohta lisainformatsiooni, lihtsalt teema on hästi mitmetahuline ja mitme dimensiooniga ja siis me tahame selle slaidiga siis seda sõnumit anda, et meil on erinevate valdkondade eksperdid saadud kokku, lisaks siis nendele praktikutele, kes tulevad programmis jagama oma teadmist ja kogemust. Arenguprogramm, ma arvan, et kuna eesmärgiks on konkreetne muudatus osalevates organisatsioonides, siis oleks hea isegi, kui on võimalik mitmekesti osaleda selles programmis, et sul on olemas siis neid erinevaid vaateid, mida ma siin äsja kirjeldasin tulevikukindluse juhtimisel, et need oleksid esindatuna, aga igal organisatsioonil on oma eripära, omad fookusteemad, oma arenguetapp, milles etapis siis teatud kompetentsi või valdkonda siis tuleks eriti arendada. Nii et siin on väga pikk nimekiri nendest, kes võiksid osaleda, kindlasti teie osalejatena nüüd, kes seda videot vaatate täna või siis salvestuses, siis saate ise mõelda, et mis oleks see selline meeskond, kellega oleks võimalik mingisugune konkreetne muudatus ellu viia, sest programm on üles ehitatud sedasi, et 4. moodulis on siis tegevuskavade ja kodutööde ettekanded, see on EBS-i trademark, et me teeme asju hästi praktiliselt, me toome maailma parimat praktikat Eestisse ja siis jagame seda oma kogukonnas ja me tahame näha seda, et neid praktikaid praktikas rakendatakse. Aga lühidalt 4 moodulist 3 2-päevast ja 1 1-päevane moodul, see programm koosneb, seal on see strateegiline vaade esimeses moodulis, siis meil on erinevate huvipoolte vaated sealt ringmajandus, innovatsioon, kindlasti see inimese teemat, et kuidas inimesed organisatsioonis võiksid õitsengule luua, kuidas see edutunne väljenduks või edu väljenduks paljude erinevate huvipoolte näitajates, rahulolus, kogu organisatsiooni kvaliteeti ja juhtimise kvaliteeti mõõdetakse enamasti sellega, et kuidas erinevad huvipooled on rahul organisatsiooni toimetamisega. Noh, sealhulgas siis ka kindlasti regulaatorid, kes tahavad näha, et kooskõla nagu selliste nõuetega on olemas. Aga siis lühidalt veel lõpus, et saate save to date asju nii-öelda vaadata, broneerida oma kalenderist need ajad, nagu ma ütlesin, 3 esimest moodulit on 2-päevased ja siis septembri lõpust hakkame toimetama ja jõuludeks on siis teatud arenguring tehtud ja valmis ja tegevuskavad on olemas. Nii et hinna osas oleme tuuninud seda nii, et see oleks taskukohane ja me räägime tõesti investeeringust, et kuna programmi käigus rakendatakse praktiliselt uusi lähenemisviise organisatsioonis, mis toovad tulu, siis selline investeering on kindlasti põhjendatud, kui te natukene nendele asjadele vaatate ja kindlasti olete nende asjadega kursis. Nii, et miks nüüd see kogu programmi tutvustus siin kohe meie tänase infotunni alguses, sellepärast, et meil on nii huvitavad külalised, et kui me oleksime sinna lõppu jätanud selle tutvustuse, siis võib-olla ei olekski selleks aega jäänud, sest ma olen kindel, et meil tekivad siin väga huvitavad diskussioonid. Et meil on siin stuudios näiteks Elena Past Akzo Nobelist ja Akzo Nobel on aasta kestlikkuse edendaja eelmisel aastal ja miks Elena vaade siis on oluline, sellepärast, et ühtepidi ta esindab sellist rahvusvahelist vaadet suures kontsernis, aga samas peab tõestama ennast
samade vahenditega, väikse keskmise suurusega ettevõtte vahenditega siin Eestis tegutsedes olema jätkusuutlik. Ma annan sulle kohe varsti sõna, aga ma ütlen ka, kes meil veel on. Meil on veel Anu Ruul, kes on siis kestliku innovatsiooni strateeg, väga pikaajaline koostööpartner erinevates programmides, on olnud rõõm Anuga koostööd tehes. Samuti Miltonist on meil Eva-Maria Kangro, kes psühholoogina ja sellisena muutuste juhtimise ja kommunikatsiooni ekspertina, mida siis ka Milton tervikuna esindab, siis on täna meil olemas. Nii et me saame suhteliselt mitmekesiselt siiski seda kestlikkuse ja sellise tulevikukindluse teemat täna käsitleda. Aga ma annaks esimesena võib-olla, Helena, sulle selle sõna, et kuidas nüüd siis on, kui sina tippjuhina vaatad tegelikult kõiki neid aspekte, mida ma siin varem nimetasin, millest see tulevikukindlus koosneb, pluss seal võib-olla midagi jäi veel mainimata, aga see on see valmisolek, kuidas organisatsioon peab olema muutusteks valmis, kuidas seda ehitatakse teil ja tootearendusprotsessid näiteks, need on juba detailid natukene, sellega ma mõtlen nagu teie tootete peale, te peate nägema väga kaugele tulevikku, kuidas tarbija käitumine muutub, kuidas regulatsioonid muutuvad, kuidas seadusandlus võimaldab või välistab mingisuguseid lahendusi, nii et kuulame siis praktikut esimesena, ole hea, Helena. Ja, aitäh. Mul on nüüd tõesti olnud au ja võimalus 26 aastat töötada rahvusvahelistes organisatsioonides erinevates ja viimane 10, siis olen tõesti üle 10 nüüd juba olnud AkzoNobelis. Ja see on andnud tegelikult just nimelt sellest, see tulevikukindlus on muidugi üks vahva sõna, kuivõrd midagi saab üldse olla tulevikukindel, aga kindlasti võidavad need, kes on valmistunud laiapõhjalisemalt oma strateegiad ette ja oma inimesed ette ja on nagu valmis selleks, et on ainult üks stabiilne asi siin maailmas, see on see, et kõik muutub. Ülejäänud kõik on tõesti ette hoomamatu mingile maale. Aga samas on ikkagi see, et kui me räägime täna siin just nimelt nagu kestlikkuse poole pealt rohkem, siis minu jaoks on olnud alati kestlikkus kui selline, see on selline eluterve maailmavaade. Ja nii kaua, kui ma olen nüüd nendes suurtes ettevõtetes töötanud, mis on olnud hästi rõõmustav, on olnud see, et ka puhtalt selliselt eetilisest vaatevinklist, see on alati seal olemas olnud, mis puudutab just nagu sa mainisid tootearendust, mis puudutab organisatsiooni kultuuri, kõiki neid erinevaid selliseid ettevõtte strateegia aspekte, mis esmavaatlusel võib-olla tunduvad, et see on siuke pehme värk, et ega sellega ju raha ei teeni, et raha teenime ikka päris asjadega, et teeme tööd ja ostame odavalt ja müüme kallilt ja siis see kõik jääb meile, mis sinna vahele jääb. Et aga tegelikult elu on näidanud seda, et sellises pikemas perspektiivis võidavad need ettevõtted, kes aegsasti võtavad sellise jätkusuutliku, kestliku, teistest hooliva maailmavaate omaks. Ja see ei puuduta ainult nüüd võib-olla väga kitsalt sellist tootmist, kuigi mina olen olnud nagu seotud tootmisettevõtetega enamasti, aga selles protsessis on ju alati, seal on need inimesed, kellega koos me toodame, seal on meie tarnijad, kogu see tarneahel, seal on meie kliendid, seal on see keskkond, kus meie ettevõtted asuvad, et kõik need samad asjad on tegelikult iga sellise endast lugupidava kaasaegse ettevõtte strateegias kuidagigi kirjeldatud. Ja võib-olla nagu selline näide just, et tihtipeale arvataksegi, et need on need asjad, mis viivad raha välja, aga sisse ei too. Et kui palju me peaksime tähelepanu neile pöörama, siis AkzoNobelis ka asi, mida mina olen nagu kogenud, on see, et kui palju aastaid tagasi, seal ütleme 10 aastat tagasi, me olime võib-olla ise ka vahel sellises olukorras, et meie tooted olid eesrindlikumad, nad olid nagu puhtamad kui meie konkurentidel tihtipeale, mis võib olla nagu tollel ajal nende selliseid teatud
omadusi vähendasid, on ju. Nad olid kallimad, sellepärast, et kallim oli niimoodi toota ja võib-olla mõni asi oli ei olnud nii hea, kui näiteks, ma ei hakka siin minema väga spetsiifiliseks, aga kui sa teed nagu lahustiga värve ja kui sa teed nagu veepõhiseid värve, et seal on väga erinev tehnoloogia ja me olime nagu kurvad, et näed, et meie konkurendid, nemad ei tee nii, aga meie nagu teeme ja siis tänaseks päevaks tegelikult ei ole ettevõttes enam neid inimesi, kes sellest aru ei saa, sellepärast just nimelt, et see nagu see kaugem vaade, et see maailm liigub selles suunas, et inimeste tervisele, keskkonnahoiule, kõigele selle pööratakse aina rohkem tähelepanu ja see trend on nagu muutumatu. Et see on see suund, mis ei pöördu tagasi, on ju. No kindlasti seal on see innovatsioon, mida sa juba mainisid nagu siin ridade vahel mitu korda, et kuidas luua sellist organisatsiooni kultuurina, pehmed väärtused ja nii edasi, aga siis võib-olla Anu, sina, kes oled olnud seal ka koostööd teinud paljude organisatsioonidega, sealhulgas Akzo Nobeliga, siis mida sina nagu selle innovatsiooni juhtimise vaatenurgast ütleksite, kui siin öeldi, et seda, et nagu organisatsioonil ei ole teisiti nagu võimalus toimetada, et seal on seotud kulutused nende selliste normide täitmisega, aga samas hiljuti oli sul artikkel ka, kus oli näha, et ka ühtlasi magatakse maha võimalusi, kui sa ei ole kooskõlas. Ma natuke äsitan sind, et ole hea, lase käia. Ma väga kirjutan alla, see Helena näide oli ju otse siis sealt praktilisest olukorrast, kus kui Euroopa Liidu kõik udupeened direktiivid, seadusandlus keemiatööstusest kogu aeg keelab ära komponente ja meie tööstuses siis kogu aeg innovatsioon käis selle ümber, et kuidas need keelustatavad komponendid retseptist välja võtta, nii et kõik omadused säilivad. Siis ma mäletan, oli olnud selline hetk, kus siis konkurentide need leti osad olid tühjad ja Akzo Nobeli värvid olid kõik seal rõõmsalt rivis, sest lihtsalt kogu aeg oldi ees. Tulevikukindlus, et nähakse ette, kuhu see regulatsioon liigub, kuhu muutub nii-öelda tarbija käitumine, soov, et see momentum tekib, suureneb see trend, ka mina ei näe trendis muutusi, kuigi jah, siin on olnud neid regulatiivseid tagasilööke, aga trendid kui sellised ei ole muutunud. Ja täna hommikul just tegin ühte turuanalüüsi ka eksportivale tootmisettevõttele ja otsisin siis konkurentsi eeliseid Põhjamaade konkurentidega, kes toodavad mahtu, milles meil pole Eesti, väga keeruline on Eestis mahu tootmises hinnaga kakelda, eks turul, siis seal konkreetselt selgus asjaolu, et tootmisettevõte saab konkureerida nišis ja väiksema jalajäljega materjalidega ja seesama artikkel ka, millele sa viitasid, just nimelt sellest rääkiski, et siin üks ettevõte konkreetselt kaotas €500,000 hanke, sest et konkurent pakkus väiksema jalajäljega toodet ja kõik muud tingimused olid justkui võrreldavad. Nii et kõik see kestma jäämine või tuleviku trendi mõistmine või see forecasting ja signaalide lugemine muudabki siis just nimelt selle teekonna tuleviku kindlamaks. Et püsikriisis või kobarkriisis või kuidas me pidulikult soovime seda olukorda nimetada, see justkui see ettenähtavus, suhted, usaldusväärsus ja ma ei lahutaks ka seda eetika komponenti, mida Helena juba mainis, sest protektsionistlikus keskkonnas need suhted ja usaldusväärsus hakkavad siis mängima lõpuks rolli ja kui sa oma väärtuseid näitad oma tegevuses läbipaistvalt igas etapis, siis igal juhul see hakkab mängima äriliselt. Ma võib-olla tooks siia veel juurde selle nüansi, et mis on Eestis ka jäänud kõrva päris tihti. Et kui tulid need hästi, võib-olla siin aasta-paar tagasi, kui oli hästi tõsiselt päevakorral see, et ühe korraga tuleb nii palju selliseid regulatsioone, mis teevad ettevõtjate elud nii raskeks, et nüüd me peame korraga kõike need ellu rakendama, see on võimatu, on ju.
minul, kes ma olen olnud nüüd nii palju aastaid selles täiesti teises nagu äriruumis, oli seda väga veider kuulata, sellepärast et siin ei olnud mitte midagi uut, nad ei tulnud eile, need olid 10 aastat tagasi juba teada, et selles suunas liigutakse ja loomulikult need on kõik energiamahukad, rahamahukad ja tõesti ressursimahukad nagu trendid. Et kui ma räägin eriti keemiatööstusest, võib-olla siin ka väga palju teisi tööstusharusid, kus see nõuabki suuri investeeringuid. Sa ei saa teha nii, et ma ootan, see aasta ma veel ei tee, ma järgmine aasta ka ei tee, et ilmselt võib-olla 10 aasta pärast kuskil tuleb, et siis hakkan tegema. Rääkimata organisatsiooni kompetentsidest. Rääkimata kompetentsidest ja organisatsiooni mentaliteedi ettevalmistamisest. Et kui sa siis arvad, et kui nüüd hakkab järgmisest aastast mingi regulatsioon hakkab kehtima või mõni uus seadus ja sa ei ole sinnamaale mitte midagi teinud, siis on loomulikult alati see ebaõiglane. Aga neid ettevõtteid on palju, kes on teinud. Ja Eva-Maria, sa oled kindlasti päri sellega, et organisatsioon ei ole masin. Et selles mõttes, et sinna ei saa nagu nii-öelda implementeerida või installida mingisugust organisatsiooni kultuuri, vaid tänapäeval promptitakse. Või promptida. No ei saa jah, samamoodi nagu ei saa mitte kedagi motiveerida, mitte midagi tegema, et sa luua seda keskkonda, et inimeste motivatsioon saaks elada. Ja igasugused muutused saavad ju ellu viidud inimeste kaudu. Ja siin on olnud mitu korda juttu, et mis ei ole muutunud, eks ju, muutus on üks ainus kindel asi või et need trendid püsivad ja ega siis inimolemus on ka ikka see sama, et meie tehnoloogilised vahendid muutuvad, arenevad, aga inimestena me oleme ikka need samad ja ka probleemid käivad ikka mööda inimesi rohkem kui mööda Exceli tabeleid. Et kui probleem on Excelis, siis on ta ikkagi tõlgendab probleemiks inimene. Ja veel üks asi, mis siis inimestega kaasas käib, on meie keerukus muudatustega kohaneda. Ühest küljest me neid väga vajame, sest et teisiti ei saagi elu edasi viia ja teisest küljest, et ikkagi see, mis on olnud, see, mis on vana ja turvaline, see on see, kus me tahame püsida ja see vastupanu ka organisatsiooni sees ja ka sidusrühmade vahel on nagu väga kerge pead tõstma. Ja kui siin oli juttu, et kui olulist rolli mängib hea ettevalmistus ja tõesti see muudatusteks valmistumine ja teadlik selle protsessi läbiviimine, et see tõesti nii on, et mitte keegi lihtsalt ei neela ühtegi muudatust alla automaatselt, et selleks on vaja tingimusi. Ja siis selle programmi käigus ka, et aitame ühest küljest aru saada, mis inimese peas individuaalselt toimub. Et kui ma saan nüüd mingisuguse teate, et nüüd on mingisugune aine vaja siin välja vahetada, eks ju, või struktuuris on muutused või me nüüd ühineme ja meie organisatsioonikultuur saab natuke teistsuguseks, et siis me kõik läbime inimestena sellise leinaprotsessi, mis algab eitusest, kõigepealt alguses šokist, siis järgneb eitus, siis kogu see selline frustratsiooni ja kauplemise faas, siis jõuame sellisesse käed vajuvad alla kriisi ja alles siis hakkab kohanemine. Ja kui nüüd juht ise on selle kõik läbi teinud oma peas, kas 2 minuti, 2 nädala või 2 kuuga, siis minna inimestele presenteerima, et ilusat valmis võileiba. See ei lähe, igaüks kohe hakkab otsast pihta need protsessid. Et ka juhil teadlikkus sellest, mis inimeste peas toimub, on väga-väga praktiline ja organisatsiooni tasandil samamoodi, et millal ma olen valmis oma käitumist muutma inimesena ehk tulema oma siis mugavustsoonist välja või kõik teised võiksid ikka muutuda. Ikka muidugi, et kes tahab muutust, eks ju, käed püsti, kes tahab olla muutuse eestvedaja, eks ju. Mitte kedagi, et ja loomulikult, ja see ongi põhjendatud psüühika seisukohast. Nii et tegelikult meil on vaja päris paljudele komponentidele mõtelda, et kõigepealt tekitada esiteks arusaam, et miks mingit muutust üldse vaja on, selleks on vaja panna väga palju teadlikku auru kommunikatsioonile, aga mitte lihtsalt vahule, vaid tõesti ka mõtelda iseenda jaoks läbi, et miks on vaja seda, mida me teeme. Ja tegelikult inimesed saavad aru, kui nad enda jaoks mõtlevad läbi, et nii nagu me praegu teeme, et nii me ei jää ellu või nii, kui me jätkame nii nagu vanaviisi, siis lihtsalt see ei ole võimalik.
et see muutuse lugu ja vajalikkus, et see kommunikatsiooni pool on hirmus tähtis. Ja siis kohe teise komponendina vaja ju oskusi, eks ju, ja võimekusi, et võib-olla meil on vaja kuidagipidi arendada ennast ühes või teises, võib-olla on vaja inimesi koolitada, treenida, võib-olla on üldsegist vaja mingit uut moodi mõtlemist kaasata organisatsiooni juurde. Ja siis on vaja süsteemi selleks, eks, et see kogu see arhitektuur organisatsioonis seda hästi toetaks. Ja kokkuvõttes, kui kõik see on paigas, aga juhid ise ei ole need number 1 eeskujud seal ees, siis see laguneb kokku. Et see kultuuri kasvatamine on ikkagi selline järjepidev päevast päeva, aastast aastase töö ja agiilses maailmas, kus võib-olla siht on ambitsioonikas, aga sa pead kogu aeg natukene vaatama, kuidas seda mängu ümber sättida. Väga põnev väljakutse. Jaa, ma olen kindel, et kuulajatel, vaatajatel praegult on tekkinud see arusaamine, et meie siin programmis ei õpeta regulatsioone ja raporteerimist ainult, vaid tulevikukindlus tõesti tähendab väga palju teisi asju, kuidas näiteks selle pildi pealt on võimalik näha, et milliste aspektidega peab arvestama muutuste juhtimisel. Võite muideks chatti panna küsimusi, et me siin jätame natukene lõpus aega, et saame nendele küsimustele ka vastata. Aga kuidas on, kas Asko Nobelis on siis, kuidas see ring töötab siis seal? Milliseid väljakutseid võiks tuua sellises protsessis, mis on muidugi pidev, et see ei olnud ühekordne projekt, mis algas ja lõppes, vaid see käib ja nii edasi, aga selline mingisugune väike arengurünnak teil toimus siin hiljuti? No tegelikult jah, nagu sa ütlesid, siin ei ole nagu sellist algust ja lõppu, see ongi selline katkematu protsess kogu aeg. Sa teed midagi ära, siis sa saad nagu uusi teadmisi, siis sa avardad oma silmaringi, siis sul tekivad uued küsimused, siis sa lähed edasi niimoodi. Sammu-sammult see ju käib ja võib-olla üks selline lihtsalt taktikaline võte, mida mina olen üritanud kasutada, et need muutused, mis ettevõttes sisse viia, et need ei võtaks nii palju aega, siis ma ei näe põhjust, et ma peaksin kõigepealt kogu selle muutuste kõvera üksi läbi käima ja siis ootama, kuni siis ülejäänud ettevõte selle teeb, et me tavaliselt oleme üritanud selliseid nagu suuremaid muutusi hakata koos kohe tegema algusest peale. Sest et ükski ettevõtte juht ei tee tänapäeval mitte midagi üksi. See on see meeskond, me läheme koos, me oleme kaasteelised, me õpime koos, vaidleme koos, saame targemaks, teeme mingid järeldused, läbime need etapid kõik niimoodi, ehk et selle võrra on see protsess nagu lühem, et mida ta küll eeldab, on see, et juht peaks olema veendunud, et see tee on õige, mida käima hakatakse. See on võib-olla see moment. See eeskuju ja kultuur paistaks sealt välja nagu juhtide käitumist. Sa oled veendunud, et meil oli hiljuti alles üks teine kontsernis selline palju laiapõhjalisem ja palju suurem muutuste juhtimine, kus oli hästi palju sellist, tõesti väga palju asju muutus. Ja väga palju aitas seal just nimelt see, et meie regiooni juht andis aeg-ajalt signaali, et mina usun sellesse, et me käime koos seda teed, aga mina usun sellesse ja ma olen näinud oma praktikas ka seda läbi aastate, et see on see, et kui sa ise päriselt usud, et see on õige tee, sest see on sinu risk juhina võtta igal juhul vastu mingisugune suund. Kas see on õige või vale, see selgub ajas, aga kui sa usud sellesse, siis tegelikult sa annad selle signaali nii oma kehakeeles kui verbaalselt, kui igal mood. Õiges sa annad inimestele selle kindluse, et sina usud ja nemad võivad sind uskuda selles, et see tee on õige, aga kuidas me saavutame selle tulemuse, sõltub nüüd meie nii-öelda panusest sinna. Ja see on tõesti, et ka kogemus siin väga nagu erinevate keerukate muudatuste protsesside juures toeks olles nagu näitab, et eriti selles sellises võib-olla frustratsiooni ja selliste lahtiste otste faasis, et kus keegi täpselt ei teagi, eks ju, kuidas. Ja see kaasamine on seal ülitähtis, siis inimestel on vaja seda kindlust ja selgroogu, et me siin ei tuuselda kuidagi ükskõik kuhu, eks ju, täna siia, homme sinna, et see on põhimõtteliselt on see, et see kindlus tuleb juhilt, et see on õige tee
ja kuidas me selleni jõuame, et see siis on see vastastikune avastamine ja see vaidlemine peab olema turvaline. Jaa, see ei tohi olla karistatav. Just, sest et seda psühholoogiline turvalisus, mis tõesti on üks kõige olulisemad alustalasid üldse, et me julgeks ka kriitiliselt mõtelda, et kui aju kardab, siis see targem osa ajust on piiratud mõtlemisvõimega. Kui ei karda, siis on mõte avaram. Nii et see ei tähenda seda, et kõiki peab poputama ja mitte rääkima keerulistest asjadest, vastupidi. Et ega see psühholoogilise turvalisuse nagu päriselt tekitamine loomine, et ma ei tea, mis teie kogemus räägib, see on asi, et sa võid olla õudselt teadlik ja hoolikas ja siis kogemata lihtsalt ära kustutada oma suure töö ja vaeva mingisuguse sellise vale silmade pööritamise või kommentaariga, et kuidas siis ise enesekriitiliselt aru saada, et alati annab seda usaldust uuesti taas luua, aga peab olema väga teadlik. Anu, sa oled neid vaadanud, kuidas Eestis olukord on juhtimise valdkonnas, uuringud näitavad, et ja jälle väga kirjutan alla sellele, et see psühholoogiline turvalisus on justkui see ground zero või baas, kus kõik algab täpselt samamoodi innovatsiooniprotsessis, et ei saa eeldada, et hakatagu nüüd innoveerima, aga küll ma siis ütlen, kas see on õige asi või halb asi sealt kuskilt jõupositsioonilt, et absoluutselt ei tööta. Et siis võib seda innovatsiooni jäädagi ootama, aga siin hiljuti tehti Eesti juhtide hulgas hästi laiapõhjaline uuring, üle 400 juhi oli kaasatud, 19 juhtimismetoodikat oli listitud, 16% juhtidest ütles, et nad kasutavad innovatsiooni juhtimist. 26% ütles, et nad kasutavad kestlikku juhtimist või kestlikkuse või jätkusuutlikkuse juhtimist. 10% kaalub seda teha. Ja kui need kokku panna, siis on 36%. Ja seal samas uuringus järgmises graafikus oli, et millised plaanid on ettevõttel olemas, strateegiline plaan, finantsplaan, kõik need lood. Ja 38% vastanutest oli olemas ekspordiplaan. Ehk see 36 ja 38 lähevad omavahel hästi sünki, et just nimelt see kestma jäämise väga tugev indikaator või see driver või päästik on ka see ekspordiplaan või suund, aga see eeldab jälle sellist turvalisust, suurelt mõtlemist, innovatsiooni, et ma loon väärtust, et mul on lisandväärtus oma tootel, teenusel, sest see konkurents läheb aina keerulisemaks ja just nimelt selle kobarkriisi tõttu, kus tuleb protektsionism, kus oma turge kaitstakse, oma inimesi teatud juhtudel eelistatakse, et ongi need suhted hästi olulised. Nii et see usaldus, psühholoogiline turvalisus, innovaatilisus saab kombinatsioonis töötada ja need numbrid, mis seal uuringus oli, ütleme nii, et nad on niimoodi pessimistlikult optimistlikud, või ma oleks justkui oodanud, et nad on võimalusi on, jah, et potentsiaali on, aga tõepoolest ma saan ka väga hästi aru, miks need numbrid sellised on, sest me justkui hetkel väga majandusbuumi ajal ei toimeta, nii et seda enam see tulevikukindlus, ettenägelikkus, punktide omavahel ühendamine, mis siis selles valemis kõik on olulised, mis siin on juba korduvalt kõlanud, ääretult oluline skillset või kompetents juhtimistasandil täna. Jah, ja tegelikult et see on nagu evolutsioon ikka, eks, et see selline vastuvõitlemine ja vastandumine toob pikas plaanis nagu vähem kasu kui tark koostöö. Ja mulle väga meeldib see mõtteviis, millest me Miltonis ka lähtume, et me ei tegutse mitte konkurentide vastu, aga ühiskonna arengu heaks. Ja see on sageli siis, kui sul ikkagi oma nahk põleb, eks, et õudselt keeruline on siis mõelda, et kuidas saaks koos, eks ju, või kuidas natuke on valus, aga kui ma teen selle sammu, siis pikas plaanis on kuidagi kasulikum koostöös või tarneahela peale mõteldes, et sidusrühmadega teha nagu sellist nutikat kaasamist. Et see nõuabki kõrgema taseme ajutegevust, et see oleks võimalik. Ja tänu sellistele väljakutsetele, ma arvan, meil ongi võimalik ka oma evolutsioonis siin edasi liikuda. Et muidu me tammume paigal ja nii ei saa. Täna muidugi, kui nüüd ärilisest vaatevinklist võtta seda, siis surve on juba väga suur. Et kui sa oled ikkagi rahvusvahelises majanduses, rahvusvahelises äris, siis
nagu sa väga täpselt ütlesid, et tegelikult see on täna ju selline läbipõimunud organism, et orgaaniline ei ole enam, see tarneahel on väga-väga hoomamatute kombitsatega, on ju alltöövõtjad ja allhankijad ja erinevatel kogu selle distributsiooniahela lülidel on juba omakorda väga palju neid lülisid. Ja kui sa satud, kui võtame ka nagu Eesti, siis siin on juba kõlanud ka see, et tihtipeale meie ettevõtete roll, arvestades meie suurusi, mahte ja võimekust, on olla allhankija kellelegi kuskil, teha midagi, mingit osa, teha seda hästi, teha seda suhteliselt mõõduka hinnaga ja täites kõiki neid reegleid. Ja nüüd ettevõtted, kes tegutsevad ainult kohalikul turul, siis nendel puudub see vaade, aga kohe, kui sa lähed rahvusvahelisele areenile, siis tekivad sinu suhtes väga kõrged nõudmised. Sa tahad kellelegi olla ka allhankija, ükskõik missuguse teenuse osas, siis pead arvestama sellega, et sind võidakse tulla auditeerima. Kogu sinu äriprotsesse, kuidas, mis, kus, meie kogemus on seda mitmeid kordi näidanud, me oleme ise läbinud mitmeid selliseid suurt rahvusvaheliste kettide partnerite auditeid ja need auditid on, ütleme niimoodi, et need on ikka väga põhjalikud ja nad võtavad kõik valdkonnad ette ja need küsimustikud on väga-väga karmid, ehk et üldse kvalifitseeruda, sul peavad olema kõik erinevad kategooriad väga hästi kaetud, on ju. Et see on, ütleme, see ei ole lihtsalt see, et see on niisugune võib-olla humaanne ja eetiline tulevikuvaade, vaid see on väga konkreetne äriline eelis. Kui sul täna ei ole need kriteeriumid täidetud, sinu inimestega seotud küsimused ei ole piisavalt lahendatud, sinu tarneahel ei ole piisavalt tohutu, ei ole kokkulepped, sa ei tea, kus kohast sa võtad oma toorainet ja sa ei tea, mis partnerid sa kasutad, siis sa lihtsalt ei kvalifitseeru. Mulle tundub, et me oleme täna siin lühikese infotunni käigus saanud käsitleda seda mitmetahulist teemat ka mitmetahuliselt, et oleme näinud seda, et kui oluline on siis need pehmed väärtused või väärtused üldse, väärtuspõhine juhtimine, juhtide eeskuju, kooskõlaline käitumine ja me teame, et see vajab investeeringuid, teadmisi, kompetentse. Me teame seda ka, et Eestil on juhtimises veel kõvasti arenguruumi ja olen näinud ka sellist uuringut, kus me oleme nagu, PISA testides on Eesti maailma tipus, aga siis juhtimise kvaliteedis on seal nagu pigem sabas sõrkija. Nii et selle programmi käigus me puudutame tõesti, mis infotund meil täna siin oli, neid erinevaid tahusid ja aitame seda konkurentsivõimet arendada. Aga meil on mõni minut veel aega, kas me võiksime vaadata, kas meil on küsimusi. Mis eristab täna organisatsioone, kes suudavad muutusi juhtida, neist, kes jäävad muutustele lihtsalt reageerima. Kui ja küsimus on Ottol ja ma näen, et Anu siin sügeleb, juba tahad esimesena vastata. Ja, suurepärane küsimus. Ma olen just hästi olnud selle teemaga seotud, üks magistritöö kirjutati kestlikkuse ja strateegia seostest Eesti eksportivate ettevõtete põhjal ja põhiline vahe ongi see organisatsiooni C-tase või juhtide tase, kui sealt ei ole sellist selget suunda, usku, et kestmajäämine, tulevikukindlus on strateegia osa. Ja. Mitte see, et ma reageerin uuele regulatsioonile või... Oled juba hiljaks jäänud? Väga 3-4 aastat oled maas, et jah, et see täpselt see on siin juba kõlanud ka, et see on strateegia osa, see on strateegilistes eesmärkides sees, seda mõõdetakse, seal on tegevuskavad, vastutajad, tähtajad versus siis see, et ootame, millal järgmine regulatsioon tuleb või ei tule või lükatakse tagasi või tühistatakse või vähendatakse, et kes siis seda lugu ootama jääb või nii, et olen kuulnud ka tõesti seda retoorikat nüüd küll paar aastat juba tagasi, et me ei tee enne midagi, kui Euroopa Liit ei käsi. Et see on ka selline lühiajaline vaade, nii võib, jah, kui siseturul pusserdada, nii võib, keegi ei keela, aga kui tõepoolest on see pikk vaade või muutuste juhtimise kontekst, siis paberil peal justkui kooskõlas olemine väga
pikalt ei purjeta sellega. Aga samas kõik teavad seda Druckeri tsitaati, et organisatsiooni kultuur sööb selle strateegia hommikusöögiks ära, nii et mis sa siis sellest kostad? Jaa, no selles mõttes, et mis veel on vaja siis selleks, et muutust juht olla, mitte reageerida? No plaan on ikkagi hea asi ja noh, et mis me ise oleme praktiseerinud, et just selliste stsenaariumite põhine kui mõtlemine, et noh, et mitte lihtsalt äkki mingisuguse tõenäosusega juhtub üks või teine, vaid et sul on mitu võimalikku tulevikku ja siis sa mõtled tegelikult selle plaani läbi, et ja mida see ka tähendab inimeste kaasamise mõttes, et see ei ole enesestmõistatav veel kord, et kui on kuskil mingisugune käsk või loosung või mõte välja käidud, ja see inimeste kaasatõmbamine ja pardale võtmine, et see on omaette jada. Et võtab energiat, aga samal ajal see tasub ennast kuhjaga ära. Ja inimesed on ka tegelikult niimoodi, kuidas on see kõlab nagu koerakool, koertekool, aga inimesed on treenitavad seeläbi. See paindlikkus on treenitav, et kui me üheskoos mõtleme, et kui on stsenaarium see, siis me teeme nii, kui on stsenaarium see, siis me teeme nii. Täpselt nagu riigi julgeoleku planeerimine või kuidas päästjad oma õppusi läbi viivad, et tõepoolest, et seda tulebki harjutada ja harjutada tuleb ka näiteks sõnumite seadmist, sõnumite kohaleviimist, kuidas sa kõnetad ühte või teist sihtrühma. Et seda kõike ka programmi raames saame läbi harjutada. Suurepärane. Aga Helena, siis suurepärase suurim vaenlane on hea, nii et kuidas te hoiate seda vormi, et kui te näete, et oi, me oleme juba kõik ära teinud, kõik on hästi, ei ole vaja nüüd midagi teha, võib-olla natukene fine-tuning uda, kuidas sa nagu ikkagi innustad ja motiveerid inimesi nagu edasi minema, sest see on parim hetk nagu edasi minna, kui sa oled nagu seal faasis, kus sul veel nagu ei olegi see reageerimise faas tekkinud. See on väga ülihea küsimus, mida sa esitasid praegu. See on üks kõige keerulisemaid asju üldse juhi töös. Sellepärast, et alguses on, kui sa nagu oma karjääri alustad ükskõik mis ettevõttes, seda õhinapõhisust muutusi ellu viia, sa näed väga suurt rida muutusi, mida sa tahaksid teha ja siis sa hakkad neid suure hurraaga ellu viima koos oma meeskonnaga. Ja mida aasta edasi, seda keerulisemaks läheb, sellepärast, et sa aina rohkem ja rohkem ammendad juba nagu oma ka selliseid nägemusi, mis tähendab, et sa pead kogu aeg juhina olema nagu väga ablas selle uue informatsiooni ja õppimise suhtes, et kõige ohtlikum asi, mis võib nagu juhtuda igale juhile on see, et mõtled, ma olen nii kaua olnud, et ma tean küll neid asju, ärge tulge mulle rääkima, et sa pead ikkagi kogu aeg kuulama selle, omama piisavalt enesekindlust, et kuulata teisi tarku inimesi ja leida seda inspiratsiooni, õhust, kust iganes. Ja see on raske, aga kuskilt ta tuleb ja mõnikord ta tuleb su kolleegidelt, mõnikord tuleb ta sellistelt vestlusringidelt, kust iganes. Ja kindlasti see tuleb ka nendelt inimestelt, kes sinuga koos õpivad mõnes taolises programmis, mida me täna siin promome, et täiskasvanute õppimises ja koolituses on väga oluline ka see informatsioon, mis on nagu osalejatelt tulemas, just tõesti, kuna nendel on väga palju seljakotis juba kogemusi ja mõtteid ja siis sa leiad võimaluse inspireeruda teistest sellistest maailmamuutajatest, kes sellesse programmi kindlasti tulevad, nii et palun siis vaadake meie koduleheküljelt veel selle programmi kohta ja siis suhtleme sellel teemal edasi. Ma tänan osalejaid, ma tänan stuudiokülalisi. Ma arvan, me vestleme veel pikalt nendel teemadel, et väga huvitav on, me oleme lihtsalt natukene avanud täna neid asju ja igal juhul see on see, mis annab elule tähendust ja tähendus on see, mida juhid vajavad, et juhtida hästi. Tähenduslikkus iseendale, tähenduslikkus kogu organisatsioonis. Suured tänud kõigile!